Ja ma tulin otse spaast koos olla. Elukaaslase sünnipäev täna. Palju õnne, Mari-Liis. Tagant Palju järele. õnne. Aga siis me oleme siin veidi spaas ja siis on see ad hoc setup, et ma olen näost veidi punane ja ilmselt soeng on siuke basseini soeng. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 290. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Täna räägime taas pisut tehnilisemal teemal. Nimelt on meil külas kogenud insener Indrek Kots, kes täna Binder nimelist idu ehitamas ja tema rääkis mitte nii väga ammu aega tagasi Digiti konverentsil sellest, mida peaksid arendajad teadma Postgre andmebaasist. Ja kui me seal temaga vestlesime, siis tuli selline mõte, et sellest võiks täitsa teha Algorütmi episoodi ka ja rääkida siis meie kuulajatele ka veel üle, et millega siis kõik arendajad, kes Postgre'd kasutavad, peaksid kindlasti kursis olema. Tere, Indrek! Tervist! Ma austas ei teagi, kust otsast seda asja alustada, et ma tean, et Eerik otsis välja enda vanad slaidid, kus ta oli umbes samal teemal rääkinud. Mina konsulteerisin loomulikult ChatGPT-ga, et mis need põhiasjad on. Ma võin soenduseks teha sellise küsimuse või üles visata, et mis on selle toote nimi, millest me räägime? Sina ütlesid Postgre, keegi ütleb Postgres, keegi ütleb PostgreSQL, mis on õige? Ma olen ka kõike kuulnud. Ma ise kasutan Postgres ja ma võin eksida, aga ma olen vist kuskilt on silma jäänud, et ka kuskil nii-öelda nagu Postgresiga tegelevate igapäeva arendajatega kuskil dokumendis on kirjas ka, mis on see õige nimi, aga ma ei mäleta, mis see oli. On üks postitus aastast 2007 PostgreSQL Advocacy nimelises listis, aga siis on see PostgreSQL Core tiim, keegi siis nagu ütleb seal, et on olnud palju diskussioone ja konsensust ei teki, aga vähemalt see Core tiim ehk siis need tuumikarendajad seal leppisid siis kokku, et toote nimi on PostgreSQL, aga Postgres aliasena on okei. Ehk Postgred ei ole, on PostgreSQL, aga Postgres aliasena on ka. Vähemalt see on olnud kunagi ammu nende selline ametlik see, ma kunagi otsisin selle ülesse. Proovime siis õiget nime kui järgida, ma ei tea, kuidas meil see välja tuleb, aga eks siis kuulajad teavad, et me võib-olla ristkasutame neid igat pidi tänases episoodis ka. Aga Indrek, kui sina hakkasid enda seda Digiti ettekannet kokku panema, et kust sa pihta hakkasid, võtsid ka ChatGPT ette nagu mina või oli sul juba mingi varasem taust, et mingid mõtted olid peas olemas, et mis siis need murekohad võiksid olla, millest kindlasti peaks arendajatele rääkima? See koht, kus ma pihta hakkasin, oli pigem mu enda nagu kogemus Postgresi andmebaasiga ja just nende probleemidega, millega ma olen ise nagu kokku puutunud. Et kus ma nagu pihta hakkasin, oligi see, et miks üldse arendajad võiksid nagu teada rohkem, kuidas nende andmebaas töötab. Ja minu silmis on võib-olla siin saab ka mitu nagu põhjust tuua, aga tihti ma olen näinud, et just need probleemid, mis andmebaasiga tekivad, nad on just tihti nagu tekitatud selle rakenduse poolt, mida meie kui tarkvaraarendajad ehitame. Ja seega meie nii-öelda nagu disainime seda tarkvara, seda rakendust, seda arhitektuuri ja kaudselt tegelikult, kui me siis ehitame selle andmebaasi või selle nagu protsessi või see, kuidas andmebaasi kasutatakse. Ja kui me ei tea tegelikult taustal, kuidas andmebaas töötab, siis me tegelikult natuke oleme ka nagu, ma ei tea, pimedas, et me ei tea, mis on need piirangud, mis meid mõjutada võivad ja seal on need kohad, kus me võime endale kogemata jalga tulistada. Ma ei teagi, kust alustada, hakkame kõige ilmsematest pihta, et sellised nagu ilmsed ja siis on selline äratundmise rõõm kohe kõigil kuulajatel ka, et mille vastu ikka aeg-ajalt eksitakse? Ma arvan, et võib-olla sellised paar põhitõde Postgresi puhul on see, et
põhimõtteliselt nagu iga interaktsioon, mis me nagu andmebaasiga teeme. Postgresi puhul tegemist on alati transaktsiooniga. Meile kui nagu tarkvaraarendajatele me tihti nagu seostame nagu andmebaasi transaktsiooni sellega, et me alustame transaktsiooni, me muudame andmeid ühes tabelis, võib-olla kuskil teises tabelis, võib-olla kolmandas ja siis selle nii-öelda nagu muudatuste protsessi lõpus me siis nagu otsustame, et kas kõik on okei. Me oleme nõus nende muudatustega, ehk siis me commit ime selle transaktsiooni või siis on mingisugune viga ja teeme rollback'i. Aga Postgresi puhul ka tavaline select päring on ka transaktsioon. See on võib-olla esimene asi, mis ei tundu nagu väga iseenesestmõistetav. Ja mis sellega on seotud, on see, et põhimõtteliselt ka iga operatsioon, mis me nagu Postgresi andmebaasis teeme, me alati võtame mingisuguse luku, mingisugusele, olgu see tabel, olgu see mingi rida. Ja need lukud nii-öelda nagu vabastatakse alati transaktsiooni lõpus. Seega, isegi kui sa teed select päringuid, sa võtad lukke ja kui sul mingil põhjusel näiteks hoiad seda transaktsiooni kauem lahti, kui peaks, siis sa tegelikult hoiad ka lukke enda käes kauem, kui sa peaksid. Ma toon ühe näite, et kui ma teen ühe hästi suure select päringu, mis võib-olla paneb tabelis mitukümmend tuhat rida lukku sisuliselt ja võtab läbi sellega kaua aega, et mõni teine kasutaja, kes tahab sealt ühte rida pärida, tema tegelikult ootab minu pika päringu taga nii ehk naa, sellepärast, et see lukk on peal. Select päring iseenesest ei takista ühelgi teisel transaktsioonil andmete lugemist. Et kui sa teed select päringu, toome hästi lihtsa nagu see näite, et ei pane mingisugust eksootilist syntaksit sinna SQL päringusse juurde, on lihtsalt select turn mingisugusest tabelist. See paneb tabelile alati mingisuguse luku peale. See on küll nii-öelda nagu sellist tüüpi lukk, mis ei sega kellelgi teisel seda tabelit lugemast ega ka tabelit muutmast, aga see lukk on siiski olemas seal. Koht, kus see näiteks võib problemaatiliseks muutuda, näiteks see, et kui sul on nüüd vaja tabelile panna mingisugune tugevam lukk peale. Jällegi protsess, mida meie kui tarkvara arendajad alati teeme, tarkvara nii-öelda nagu disainimisel me näiteks lisame uusi tulpasid andmebaasi tabelisse juurde, sest et on vaja, ma ei tea, mingisugust uut andmetüüpi hoida, lisame uued tulba tabelisse. Selleks, et Postgresis tabelit muuta, siis sul on vaja nii-öelda nagu Postgresi lukkude hierarhias seda kõige tugevamat lukku. Selline lukk, mis keelab kõikidel teistel transaktsioonidel tabelile ligipääsu ja ainult siis selleks hetkeks, kui see tabeli tulba lisamine käib, ainult see protsess saab seda nagu pääseb tabelile ligi. Aga juhul, kui sellel tabelil on juba mingi lukk peal, näiteks sellest select päringust, sul on see lukk seal peal, siis sa ei saa seda alter table käsku veel läbi lasta. Sa paned küll selle käsu teele, aga see käsk ei pea ootama. Ta läheb sinna lukkude järjekorda lihtsalt ootama, kuni kõik teised lukud sellest tabelist kaovad ära ja siis ta teeb selle operatsiooni ära. Ta teeb küll selle hästi kiiresti, ta otseselt ei sega, juhul kui see protsess käib kiiresti, siis ta ei sega mitte kedagi teist üldjuhul. Aga koht, kus see nüüd näiteks muutub problemaatiliseks, ongi see, et kui me teeme siin alguses näite, et kui sa hoiad näiteks seda tänu sellele select päringule, neid lukke, küll nõrgad lukud, aga siis kui hoiad neid liiga kaua või nii-öelda nagu mitte vajalikult kaua selle tabeli peal, siis sa ei saa seda, kui sa nüüd paned selle alter table käsu teele, siis kõik järgnevad päringud, mis selle sama tabeli pihta lähevad, nad jäävad selle alter table käsu taha ootama. Ja nii-öelda nagu täiesti kogemata, täiesti endale teadmata, sa panid kogu enda rakenduse nagu täiesti kinni. Ja okei, nüüd ma saan aru, et ühesõnaga lihtsalt need kõik teised selectid muidu nad töötaksid, aga kui seal on see alter vahel, see nii-öelda on siis need jääb kõik ootama. Ja siis need kõik ootavad, kuni see hästi tähtis asi ära tehakse. Mis tähendab siis seda, et tegelikult oleks arendajal vaja kuidagi teada, et mis seal parasjagu tabeli sees toimub, et
et otsustada, kas ma nüüd teen selle uuenduse või mitte, no tavaliselt ta ei tee seda ju käsitsi, ta teeb seda ju mingisuguse andmebaasi muudatuse propagaatori abil kuskil CI/CD pipeline'is nagu seda asja, et mis teeb selle nagu keerulisemaks, et ta ei saa justkui nagu kontrollida ka, et kas seal on siis praegu mingi tihe andmine ees või kasutajate mõttes või mitte. See teeb selle jah keeruliseks, et sellisel ma arvan, et siin ongi nagu võib-olla sellist 2 suurt lahendust ongi see, et esiteks proovi alati vältida neid pikki transaktsioone. Alati see ei pruugi olla võimalik, aga ürita hoida enda nagu transaktsiooni pikkused nii lühikesed kui võimalik. Ja kui sa tahadki näiteks selle mingisuguse tööriistaga, mis automaatselt neid skeema muudatusi sul andmebaasi peale paneb. Et seal on mõistlik võib-olla Postgressi puhul seadistada selline setting, mille nimi on lock timeout. Kui sa paned selle mingisuguse väikese väärtuse peale, oletame näiteks 1 sekund. Ja siis sa paned alles selle alter table käsu teele. Juhul kui nüüd see sinu transaktsioon, mis seda alter table käsku teeb, ootab lukku taga rohkem kui 1 sekund, siis ta automaatselt paneb ennast ise kinni. Ehk siis sa nii-öelda nagu ehitad sisse sinna selle mingisuguse viisi, et sa kogemata ei nagu lukustaks kogu enda rakendust ära. Nüüd muidugi sellisel juhul sinu see skeema muudatus ebaõnnestus ja sinna ümber nüüd saab ehitada võib-olla mingisuguse mehhanismi, mis siis nagu taas käivitab seda uuesti mingisuguse aja pärast. Et ta nagu paned selle luku timeout'i väikeseks ja siis käid iga natukese aega proovimas, kas ma nüüd saan seda teha, kas ma nüüd saan seda teha. Et kuni koormus on langenud, siis õnnestub enne. Jah, ja võib-olla olenevalt jällegi rakendusest võibki juhtuda, et sa ei saagi nagu seda päevasel ajal väga teha või päevasel ajal, meeldan, et päevasel ajal näiteks on siis andmebaasi nii-öelda liiklus tunduvalt suurem kui näiteks mingisugusel öisel ajal, aga see jällegi ei pruugi olla alati tõene, sest et rakendused on ka erinevad. Kas see transaktsiooni haldus või see minu kogemus näitab, et kui mina olen olnud rohkem Java maailmas on näiteks Spring väga palju kasutusel, Spring kahjuks nii-öelda out of the box ei tee ise väga automaatselt seda transaktsioonimajandust, kui me räägime mingitest veebirakenduste ehitamisest, et sa pead ise kasutajana siis seda määrama, kuidas transaktsioonide vaikimisi ta kasutab auto-commit mode'i, mis minu meelest on saatanast ja on üks Springi kõige rumalamaid valikuid, aga mis sinu kogemus sellega on ja mis sinu nõuanded võib-olla selle ümber on? Jah, et kui sa näiteks toomegi selle Springi raamistikku nagu näiteks, siis et kui sa teed lihtsalt selle ühe nagu statement'i mingisuguse päringu, siis tahas tahtmata ta vaikimisi peaks olema auto-commit ja ta teeb selle ära ja siis on nagu transaktsioon läbi. Kui sa tahad teha nagu sellist suuremat transaktsiooni ja grupeerida mitut erinevat nii-öelda nagu operatsiooni ühte transaktsiooni, siis jällegi Springis on need võimalused olemas. Et me saame kasutada neid annotatsioone või siis ka teha ka rohkem käsitsetööd kui vaja. Mis ma olen nagu näinud, et just nende annotatsioonide kasutamine, ehk siis näide võib-olla kuulajale, kes ei ole Springiga väga tuttav on see, et kui sul on mingisugune funktsioon või meetod, sa paned sellele meetodile peale, et see meetod nüüd on @transactional, see tähendab, et kui sa meetodit alustad ja sa teed selle esimese mingisuguse andmebaasi päringu, siis siit hakkab pihta transaktsioon. Ja see transaktsioon siis alati lõpeb sellel hetkel, kui meetod lõpeb. Mida ma olen nagu ise võib-olla kogenud ongi see, et see on nagu hästi mugav viis, kuidas nagu grupeerida erinevaid operatsioone ühte transaktsiooni, aga see on ka hästi lihtne viis, kuidas ära peita tegelikult need transaktsiooni piirid, et kus hakkab pihta transaktsioon, kus lõpeb transaktsioon. Kui me ehitame rakendust, siis me tihti tahame ka kuidagi seal rakenduse sees teha mingisuguseid ehitada mingisugust struktuuri sinna koodi sisse, mingisugust modulaarsust, me paneme kas või paneme eraldi
no nii-öelda nagu lähedalt seotud operatsioone ühte funktsiooni, võib-olla grupeerime erinevatesse klassidesse, mingisuguste muudesse moodulitesse. Aga need transaktsioonid koodi tasemel nii-öelda nagu, kuidas öelda, nad nagu läbivad kõik need modulaarsuse kihid sul alati, et sel hetkel, kui sa transaktsiooni alustad, sa pead endale nagu teadvustama, et transaktsioon kehtib. Nüüd, kui sa selle sama meetodi sees kutsud järgmist meetodit või funktsiooni, sealt lähed kuhugi veel edasi, siis sa pead alati nagu endale teadvustama, et iga kord, kui ma nüüd sealt teen selle järgmise hüppe järgmisesse meetodisse, mul transaktsioon töötab hetkel. Aga see võib sellesse nii-öelda nagu sellesse teises tarkvara kuskil moodulis, see teadmine võib juba ära kaduda. Noh, kas või näide, et mul on näiteks rakendus, kus võib-olla on ka mitu tiimi töötavad sama rakenduse kallal. Me oleme näiteks üritanud teha mingisugust modulaarsust sinna, et selle mingi tarkvaratüki A eest vastutab üks tiim ja selle B eest vastutab teine tiim. Ja seal on nii-öelda nagu koodi tasemel siuke nagu modulaarsus tekitatud, aga need transaktsioonid on ikkagi kehtivad üle kogu nende kahe mooduli. Ja kui see nüüd see teine tarkvaratiim seal enda moodulis tegutseb, ta ei pruugi alati endale teadvustada, et tegelikult kõik asjad, mida ma teen, need on juba kuskil transaktsiooni sees. Ja sealt võibki juhtuda näiteks see, et ma täiesti kogemata suurendan seda transaktsiooni skoopi, ma teen need transaktsioonid ajaliselt pikemaks, või siis ma näiteks, võib-olla ka hea näide, mida ma olen nagu tihti kogenud, ongi see, et ma sinna kuhugi koodijupi sisse panen nüüd mingisuguse võrgupäringu, mingi HTTP päring või kuhugi teise süsteemi, täiesti endale teadvustamata, et tegelikult samal ajal töötab ka andmebaasi transaktsioon ja nüüd ma teen selle transaktsiooni kordades pikemaks, kui ta üldse nagu olema peaks. Ja pluss veel ettearvamatumaks, et kui seal ongi mingi tõrge, teine moodul on maas, siis see REST-i päring võib seal venida oluliselt pikemaks, kuni seal mingisugune timeout nagu tekib. Täpselt. Aga kuidas see haakub selle poolega, et oletame siis see sama näide, et vahepeal teed mingi võrgupäringu, et kui siis see transaktsioon sel hetkel ei ole aktiivne, et oletame, sa oled midagi andmebaasi ära kirjutanud juba, oled commit'i teinud, nüüd lähed üle võrgu veel mingeid andmeid kuskile saatma või mingeid lisaandmeid saama ja nüüd see võrgupäring läheb katki nii-öelda ja ehk siis lõpuks see kasutaja, kes kuskil mingit nuppu vajutus midagi, saab veateate. Aga samas sa oled andmebaasi commit'i teinud, et minu jaoks siin on vastuolu ja nagu selles mõttes, et kuidas sina nagu soovitad sellele läheneda? Kuidas tagada nagu seda, et kui ongi sul see võrgupäringu tulemusest, siis sõltub see, et kas tegelikult sa tahad need andmed ära commit'ida või mitte. Vaat see on see üks nagu põhi selliste, ma ei tea, tihti vaata, me näeme sellistes mikroteenuste maailmas seda sama probleemi alati, et ma teen enda süsteemis muudatuse, aga ma tahan, et teises süsteemis toimuks ka muudatus. Ja kui ja me tahan, et nad toimuksid alati mõlemas süsteemis ja kui üks süsteem millegi pärast ebaõnnestub, siis ma tahan, et nad ei toimunud üheski süsteemides. Sest et kui juhtub see, et ühes süsteemis toimus see muudatus, teises mitte, siis kuskil hiljem ma näen mingisugust ma ei tea, andmete ebakorrapärasust. Ja kohatigi võib-olla üks siuke nagu viis, kuidas tundub nagu loogiline seda lahendada, ongi see, et ma teen enda andmebaasi või enda nagu tarkvara süsteemis, teen selle transaktsiooni, alustan transaktsiooni, teen enda andmebaasi muudatused ära, jätan transaktsiooni nii-öelda nagu pooleli ja nüüd suhtlen selle teise süsteemiga. Ja ütlen, et tee enda süsteemis ka andmemuudatused ära. Kui sealt tuleb tagasi nagu, et kõik on okei, siis ma saan enda transaktsiooni panna kinni ja veenduda, et selles teises süsteemis muudatused toimusid ja ka minu süsteemis toimusid muudatused. Aga nii-öelda nagu see eriolukord, mis võib-olla jätakse nagu läbi mõtlemata, on see, et kui nüüd see teine süsteem vastab, et jah, minu poolt on kõik tehtud, ja nüüd hakkab mina enda transaktsiooni commit'ima, aga ma saan millegi pärast vea. Siin võib olla absoluutselt ükskõik mis põhjus.
mu rakendus jookseb lihtsalt kokku, mälu saab otsa, võib-olla on kuskil andmebaasi transaktsiooni commit'i ajal tuleb mingisugune error, et kuule, sul siin tulbas ei tohi see väärtus üldse nii suur ollagi. Ja siis saab samuti minu transaktsioon rollbacki, ehk siis järjekordselt need kaks süsteemi on nagu ei nõustu üksteisega. Ehk siis sellisel viisil, isegi kui sa tahad seda probleemi lahendada sellega, et ma hoian seda transaktsiooni lahti, siis sa ei pruugi seda alati saada ikkagi lahendada. Et see on ikkagi sükest distributed süsteemide nagu põhimure, et kuidas sa seda lahendada, et mõlemad süsteemid nõustuvad üksteisega. No võib-olla me võime siin rääkida hästi konkreetsest näitest, ma siin ragistasin mõelda, et kui meil on tellimus tuleb sisse ja me tahame tellimuse andmed ära salvestada, mis veebivormist tulevad enda nii-öelda tellimuse mikroteenusesse ja samal ajal me tahame saata REST-päringu kuskile lao infosüsteemi, et hops, siuke tellimus, et palun broneerige kaup ära. Siis siin on täpselt see olukord, et võib-olla me ei taha lubada seda tellimust esitadagi, kui meil laos ei ole seda kaupa võimalik broneerida. Aga see näide, mis sa tõid, et see transaktsiooniline lähenemine isegi ei pruugi nagu aidata, et sa selle lao REST-päringu selle transaktsiooni sees teed, et minu jaoks ikkagi see suurem probleem on see, et mis siis saab, kui see laosüsteemi päring võtabki väga palju aega, et siis transaktsioon nagu lihtsalt jääbki nagu ripakile ja jääb nagu ootele. Et minu selline ammune kogemus ütleb, et siin tuleb siis kõik see sinna protsessi sisse ehitada, et seda salvestadki selle tellimuse mingisuguses draft staatuses maha ja siis lähed seda laosüsteemi pärima ja siis teed uuesti update'i, et nüüd on nagu broneeritud staatuses see tellimus on ju. Et siin on nagu, siin peab juba äriprotsess arvestama selle arhitektuuriga, mis tegelikult seal taga on ju. No see sõna on asünkroonsus. Et sa pead selle tegema asünkroonseks. Hiljem sa pead arvestama, et hiljem oleks siis mingi protsess, mis mingi vea korral ikkagi selle nagu kogu süsteemi taastaks, et hiljem näiteks avastada, et laos tegelikult ei olnud seda asja. Ja siis sa saad kuidagi ikkagi selle tellimuse kuidagi taastada sellisesse olekusse või teatada kliendile, et kuule, midagi läks valesti tegelikult. Et üks asi, mis võib-olla selle transaktsiooni nagu näite puhul tuua on see, et mida ma ise olen nagu kasutanud või mis lähenemist, millise lähenemise peale mõelda on, eriti just kui sul ongi nagu kaks süsteemi, kus sa üritad nagu hoida seda mingisugust nii-öelda, et mõlemad süsteemid nõustuksid üksteisega, on see, et sa commit'id selle transaktsiooni esimeses süsteemis ära ja siis hiljem üritad selle sama nii-öelda nagu enda andmebaasi seisu pealt viia see teine süsteem ka samasse seisu. Ehk siis mikroteenuste maailmas seda nimetatakse vist siuke mõiste nagu transactional outbox muster. Ma mõtlesin, et eventual consistency, aga see on midagi muudest. See on tegelikult ka sarnane, sama tegelikult mõiste või kiirellab seda sama olukorda, et sul need süsteemid nagu lõplik, mingi aja pärast nagu samas seisus. Aga just see, kui mõelda selle transactional outbox mustri peale, siis sa enda süsteemis nii-öelda nagu commit'id ära, aga siis sul käib mingisugune asünkroonne protsess, mis üritab seda sama muudatust sinna teise süsteemi siis, või seda sama käsku viia seda teise süsteemi, et ka teine süsteem sellega nõustuks. Ma arvan, see põhiline muster, mis siit välja paistab, ongi see, et sul andmebaasiga suhtlemine ja teiste süsteemidega suhtlemine peaks olema võimalikult eraldatud, et see, kui sa teenindadki mingit klienti nii-öelda, keegi pöördub sinu poole mingi päringuga, siis võimalusel ära sellel ajal teiste süsteemidega suhtle, tee oma töö võimalikult kiirelt ära, lõpeta see asi ära ja siis järgmise mingi asünkroonselt võta üles järgmiste süsteemidega suhtlemine. No mäletan veel vanu häid aegu, kui oli hästi lihtne, et sul oli üks andmebaas ja siis kui keegi hakkas rääkima sellest, et kuule, paneme siia 2 skeemi või 2 andmebaasi, siis juba arendajatest siit käed püstis, lõpetage ära, et sa teed nii palju keerukust juurde, et pole mõtet, et ehitame kõik ühe andmebaasi peale. Täna see ei ole nagu ammugi enam võimalik, et igasugused asünkroonsed message queue'd ja REST-päringud on nagu paratamatus juba ja selle arhitektuuri osa nagu kuidagi hästi loomulikult.
ma arvan, et see on isegi, ütleme, kui sul on see luksus, et sul on üks andmebaas, seesama probleem tekib kohe, kui sa pead ikkagi suhtlema mingite väliste süsteemidega, ma ei tea, XT-ga Eestis või mingi lihtsalt kuskilt mingi veebist päringud, noh sul on tänapäeval isegi sellist süsteemi, kes ainult enda andmebaasiga hakkama saab, sellist ei ole vist, et siis täpselt sama probleem, et ükskõik, kas seal teises kohas on sul vastas sinu enda ehitatud süsteem või mingi kolmanda osapoole oma kuskil teises maailma otsas. Et see on võib-olla ka selline probleem, mis sunnib arendajaid paremaid disainipraktikaid siis rakendama ja järgima. Et noh, ka varem sellise ühe andmebaasi näitel mina nägin küll olukordi, kus tehti suur baasipäring ja siis hakati neid andmeid ketrama ja kuidagi noh, ma ei tea, analüüsima, filtreerima, midagi nagu tegema nende andmete pealt, midagi arvutama nende pealt. Selles samas transaktsiooni nagu noh, meetodi sees, eks ole, mis lisas nagu meeletu aja tegelikult sellele transaktsioonile, mis ei olnud üldse vajalik. Et sa tagastad need andmed ära, saad transaktsiooni kinni ja hakka siis ketrama. Et see võib olla küll, ma ei tea, 100 millisekundit, aga pikas plaanis nagu tegelikult omab nagu väga suurt mõju. Et kui tulla tagasi näiteks sinna transaktsiooni pikkuse juurde, et järgmine võib-olla siuke asi, mis on minu kogemusel just nende pikkade transaktsioonide puhul nagu problemaatiliseks olnud, ongi see, et meie enda rakendustes me tihti kasutame mingisugust, olgu see mingi teek, võib-olla osa sellest raamistikust, mis me kasutame, et me teeme eelnevalt mingisuguse hulga nagu andmebaasi ühendusi valmis. Me teeme seda sellepärast, et meil on nagu need TCP ühendused nii-öelda nagu soojad ja nad on nagu, saab kohe kasutama hakata. Connection pool ühesõnaga. Kuidas on connection pool eesti keeles? Ei tea, passu, ühendus passu. Las ta jääb. Aga tihti see on ka ta on nagu mingisuguse limiteeritud suurusega, see connection pool. Et oletame, et meil on rakenduses, ma ei tea, 50 ühendus näiteks andmebaasi. Ja kui sul nüüd rakendus mingisuguses, mingil põhjusel hakkab hoidma neid transaktsioone kauem lahti, olgu selleks siis näiteks, et mingi teine väline süsteem muutus aeglasemaks või siis su enda rakendus saab mingisuguse sisendparameetri, mille tõttu transaktsiooni ajal tehakse rohkem tööd, siis tänu sellele sa hoiad ka nendest andmebaasi ühendustest kauem kinni, sest et iga transaktsioon Postgresi puhul on ka üks andmebaasi ühendus. Ja niimoodi võib juhtuda selline olukord, et kus sul see rakenduse ühendused, andmebaasi ühendused saavad ka otsa. See tähendab, et sinu rakendus ei saa enam järgnevaid päringuid teenindada. Kõik järgnevad päringud ootavad selle taga. Kõik järgnevad päringud ootavad. Ja see on tegelikult üks hästi halb olukord, sest kollega Andres Kütt oli see mees, kes mulle õpetas, et sellest olukorrast taastumine on palju aeglasem, et see ei ole nagu lineaarne, et mul kulus nagu, mul on 100 päringut kuhjus siia nagu 3 sekundiga juurde, et siis see ei tähenda, et see 3 sekundiga laheneb ära, et see sest sinna ju kuhjub veel neid päringuid järjest otsa, on ju. Ja selle asja nagu lahendamine vajab siis kas nii-öelda ressursi juurde panemisest, ehk siis sa saad kiiremini kuidagi nendest päringutest läbi või sa paned vahepeal üldse sellele asja teenindamisel piduri, et sa saad selle punni nii-öelda eest ära ja siis normaalsesse olukorda tagasi, et siis tavaline töö saaks jätkuda, on ju. Et see on nagu raske olukord, et see ei ole kindlasti selline, et nüüd on korraks aeglane ja siis varsti on jälle korras, et pigem see nagu laheneb aeglasemalt, kui arendajad arvavad. Et sel hetkel sa võid mõelda, et hakkame siis neid andmebaasi ühendusi nagu kinni panema järjest, aga jah, kuna sul tulebki nagu see uus nii-öelda nagu sellest tammi tagant tuleb seda nii-öelda ühendusi või uusi päringuid aina rohkem peale, siis sa ei saa neid nagu järjest nagu kinni ka panna, sest et kui see pudelikael on sul seal jätkuvalt alles, siis need kogunevad ikkagi sinna.
siin on jah, mõnikord on lahenduseks see, et tegelikult sinna connection pool'i lubada rohkem ühendusi, sest kui sul enamus need ühendused istuvad tegelikult ootavad, et keegi lõpuks seal selle commit'i ütleks, siis kui nad sealt kuskilt teisest võrgu kaudu ressursilt saavad oma tulemuse, siis see on lahenduv ülesanne, et sa paned lihtsalt juurde, aga iga ühendus tegelikult nõuab lisamälumahtu sealt andmebaasi poole pealt, et see on jällegi nagu ressursi kaalutus, aga mõnel juhul see on tegelikult lahendus, sest tegelikult sa ei koorma andmebaasi, vaid andmebaas istub, ootab, sinu süsteem ootab, kõik ootavad seal järjekorras lõpuks selleks, et kuskilt võrgust tuleks mingi vastus, et jah, sain selle info kätte või et tuli timeout või mida iganes. Nüüd Postgre puhul, üsna nagu Postgre unikaalne asi on see vacuum protsess ka või tolmuimemise protsess on ju, et kus siis tegelikult iga update, mis ma andmetele teen, tekitab justkui uue versiooni ja siis mingi hetk see vacuum protsess koristab nii-öelda need vanad versioonid ära ja jääb siis alles see viimane värske seis. Aga kas see on midagi, millest arendajad ka peaksid nagu teadlikud olema või pigem on see selline rohkem andmebaasi admini teema, et kuidas ta nagu seadistab selle vacuum protsessi vastavalt sellele, et millised karakteristikud on kogu sellel ühenduse hulgal, mis nagu vastu baasi tulevad? Ma ise arvan, et võib-olla arendajad ei pea selle vacuum protsessi konfigureerimisega väga tegelema. Üldjuhul need, mis on nagu, kui me näiteks mõtlemegi mingisuguste pilveplatvormide nende Postgresi manageeritud teenuste peale, siis vastavalt sellele, kui suure selle masina võtad, siis seal on nende mingisugused head vaikimisi seadistused juba tehtud. Aga nende alati jällegi ei kehti. Et olenevalt sinu rakenduse eripärast võib juhtuda see, et ka näiteks enda kogemusest olen näinud sükest andmebaasi, kus oli üks suur tabel ja tänu sellele, kuidas see vacuum protsess oli seadistatud, juhtus see, et see vacuum protsess ei hakanud kunagi seal tabeli peal tööle. Et iga update põhimõtteliselt kuhjas sinna andmebaasi mällu mingisuguseid versioone ja mis siis ühel hetkel oli mingi crash ja tuli baasi restartida. Ma võin eksida, aga see seadistus oli see, et kuskil on mingi piir, kus maalt hakkab see autovacuum tööle. Ja ta hakkab tööle vist, kui tal on mingisugune kogus nii-öelda neid vanu versioone seal tabelis olemas. Ja see seadistus on vaikimise üle andmebaasi kõikidele tabelitele seadistatud. Ja see hulk on siis nii-öelda nagu mingisugune suhtarv kogu nendest andmebaasi tabeli reaversioonidest. Jah. Aga kui sul on hästi suur tabel, siis oletamegi, et see seadistuse väärtus on näiteks mingi 10%, siis see 10% hästi suurest tabelist on hästi suur number. Ja juhtus see, et tavaline nii-öelda see regulaarne autovacuum protsess ei jõudnud kunagi tööle hakata, hakkas alati tööle süke emergency autovacuum ehk siis siuke nagu hädaabi autovacuum hakkas alati enne tööle. Mälu läks juba nagu kuskile piires. Et sellel hädaabi autovacuumil on mingisugune fixed nii-öelda nagu number, kui palju sul on neid vanu versioone ja siis peab see alati tööle hakkama. Mis on selle puhul näiteks huvitav on see, et me tuleme tagasi näiteks andmebaasi lukkude juurde. Kui tavaline autovacuum protsess on siuke hästi, lubab kõike nagu ta üritab teisi mitte segada, teisi transaktsioone, et juhul, kui ta autovacuum töötab tabeli peal ja tuleb mingisugune transaktsioon, mis võtab mingisuguse luku, mis läheb konflikti selle autovacuumiga, siis autovacuum lõpetab töö ära, ma ei sega sind. Aga kui sul on see hädaabi autovacuum, siis tema enam nagu alla ei anna, ta tahab enda asja ikkagi lõpuni ära teha. Ja siis sul võibki juhtuda see, et tuleme näiteks selle alter table käsu juurde tagasi. Juhul, kui sa teeksid samal ajal täiesti enda teadmata, sa ei tead, et see hädaabi autovacuum töötab, teed alter table'i, siis see alter table jääb sinna taha ootama, kuni sa autovacuum ära lõpeb, aga see võib kesta sul tund aega. Ja niimoodi sa võid kogemata endale jalga tulistada. Et see ikkagi on midagi, millest nagu arendajad natukene peaksid teadlikud olema,
et ka see lihtsalt see fakt, et kuskil on mingisugune emergency auto vacuum olemas, kuhu me ei taha seda süsteemi lasta. Et hoida kas või silma peal sellele, et kuidas see vacuum protsess käib ja kas ta nagu, millal ta käivitab ja kas ta käivitab, on ju. Et kui ta ikka regulaarselt käima ei lähe, et siis on risk, et see süsteem jõuab olekusse, kus tuleb see nii-öelda hädaabi peale ja see ei ole jälle hea koht, kus olla, on ju. See hädaabi auto vacuum on isegi veel nagu, see ei ole kõige halvem olukord, kus olla. Ütleme nii, et kui sul on jällegi mingil põhjusel su rakendus töötabki nii, et sa pidevalt hoiad transaktsioone lahti, siis sa võidki jõuda sinna olukorda, kus enam nagu auto vacuumist ei aita ka. Et igal Postgresi transaktsioonil on ID, see on siuke järjest kasvav 32-bitine number. Aga meie programmeerijad teame, et 32 bitti, sellest sa saad kuskil võib-olla 4 miljardit erinevat unikaalset väärtust. Ja mingil hetkel need numbrid saad otsa sul. Et kui sa pidevalt teed transaktsioone, siis lõppude lõpuks sul juhtub see olukord, kus 32 bitti saad otsa ja kes on natuke programmeerimisega kokku puutunud, siis tead, et toimub siuke asi nagu need bitid lähevad nulli tagasi ja sul on tagasi nagu see number 0 nii-öelda. Ja see sama asi võib juhtuda tegelikult Postgresis. Teoreetiliselt võib juhtuda, kuigi Postgres tegelikult ei luba sellel juhtuda. 4 miljardit transaktsiooni hoida korraga on päris jõhker number ka, et jah, kui sa otsid internetis, siis sa leiad nii mõnegi, ütleme, et enam-vähem tuntud tehnoloogiafirma, kes on selle sama asja otsa sattunud ja see ongi see, mida nimetatakse transaction ID wraparound, ehk siis su see ID läheb nii suureks, et kohe-kohe läheb midagi halvasti. Õnneks Postgres ei lase selle kunagi juhtuda, ta paneb ennast ise kinni. Ta lubab siis sulle ainult nii-öelda nagu ühel kasutajal sinna ühendada ja lasta vacuum tööle panna põhimõtteliselt. Ta peab kõik need vanad transaktsioonid ja vanad need reaversioonid ära nii-öelda kustutama, et elu saaks edasi minna. Ehk siis Postgres põhimõtteliselt nagu üritab kaitsta sinu andmeid. Juhul, kui see peaks juhtuma teoreetiliselt nii-öelda, kui see peaks juhtuma, et see transaktsiooni ID number läheb tagasi nulli, siis Postgresi vaatest võib juhtuda selline asi, mida piltlikult öeldes toimub siuke nagu ajas reisimine, sest et kuidas Postgres otsustab, et missuguseid reaversioone sina näed, see toimubki nagu transaktsiooni ID järjekorra numbri järgi põhimõtteliselt. Tegelikult see, nagu see sisu on nagu keerulisem, aga kui me siin alustasime enda vestlust sellega, et kui mina teen select päringu ja ma panen mingi lukutabeli peale, siis teoreetiliselt ma ei sega ühtegi teist transaktsiooni, kes tahab sinna tabelisse kirjutada. Ehk siis, kui me muudame, mina loen enda rida, sina muudad sama rida, siis tegelikult me loeme erinevaid reaversioone. Mina loen seda vana versiooni, sina kirjutad uue versiooni sinna juurde. Ja olenevalt sellel hetkel, mis hetkel sa transaktsiooni alustad, selles globaalses nii-öelda nagu transaktsioonide ID järjestuses, siis Postgres otsustab, et missugust reaversiooni sina hetkel nägema peaksid. Aga juhul, kui see transaktsioonide ID number nii-öelda teeb ringi peale, läheb tagasi nulli, siis võibki juhtuda see, et nüüd ma näen äkitselt versioone, mis ma tegelikult ei tohiks üldse enam näha. Seal vist ongi see risk, et kui sa mingit ühendust hoiad liiga kaua lahti ja seal siis see transaktsioon on ka lahti või see transaktsiooni ID on nii-öelda võetud väga algusest ja kõik teised juba toimetavad seal ja teevad, et sina lihtsalt võib-olla teed sama päringut iga sekund või iga minut või midagi, et ilma mingit transaktsiooni juhtimata, et siis see ka võib üsna lihtsalt tegelikult kätte jõuda see hetk. Okei, et sul on, ütleme, mingisugune süsteemne transaktsioon, mida sa hoiad nagu kohe rakenduse startupil võtad lahti, teed seal all mingeid päringud, mõtled, et vahet ei ole üks transaktsioon, et las see võib olla. Ja ainult read only ka, et teed ainult päringut, aga jah, see number või see transaktsiooni ID saab fikseerida. Jõuad ringiga järele ja siis sul baas lihtsalt paneb pildi tasku, sellepärast et sellest muidu tuleb jama. Põhimõtteliselt küll, jah. Et ka sellest vaatest on nagu mõistlik mõelda juba selle peale, et ärme tee pikki transaktsioone üldse. Väga hea, see on hea infokild, et
kui midagi muud sellest episoodist meelde ei jää, siis see vast ikka jääb. Indrek, Postgre on olnud väljas, ühesõnaga see on juba nagu pikalt olnud out there. Kas Postgrel on ka mingeid nii-öelda vanemaid featuure, millest võib-olla täna tasuks nagu eemale hoida? Ma ei tea, võib-olla mingid andmetüübid on ju, mis on kunagi nagu tutvustatud, aga tegelikult tänaseks on nii-öelda aegunud olekus või midagi muud taolist. Esimene mõte, mis võib-olla pähe tuleb, on see, et Postgresis on olemas juba ühest vanast versioonist on olemas, võib-olla see oli mingi versioon 8.9, ma võin täiesti eksida, ma ei tea. Lisati tugi, et kuidas sa saaksid enda andmebaasi partisjoneerida. Aga see viis, kuidas seda tehti, juba mitu versiooni hiljem tehti sellest nagu uus versioon, et kuidas seda saab paremini teha. Et võib-olla see oli esimene asi, mis mul pähe tuli, et seda vana lähenemist teoreetiliselt sa saad kasutada, aga on olemas uus ja parem viis, kuidas seda nagu teha. Kindlasti on olemas ka neid, üks näiteks näide, mis ammustest aegadest võib-olla tehti, et ma tegin lihtsalt endale tulba, mingisugune teksttüüpi tulp ja ma tahtsin seal hoida mingisuguseid mittestruktureeritud andmeid, näiteks JSON-i kujul. Et ka mingist versioonist Postgresis on täitsa olemas JSON-i tulba tugi, täiesti andmetüüp, mida sa saad ka enda nagu päringutes kasutada, ja sealt juba teha nagu mingisugust andmete filtreerimist, et see on ka nagu täitsa toetatud variant. Ja see väidetavalt ka jõudluse mõttes on täitsa võrreldav selliste spetsiaalselt siis dokumente või JSON formaadis dokumente salvestavate andmebaasidega, et see ei ole lihtsalt mingisugune asi, mis on sinna Postgresi peale kruvitud, vaid see on täitsa kasutatav asi ka suuremates süsteemides. Olen ise seda ka kasutanud mitmes projektis ja see JSON andmetüüpi just ja see on väga mõnus ja mingi päringutega, et sul on küll suur dokument on kuskil väljas, aga tahad sealt kätte saada ainult ühte välja sellest JSONist siis või sealt võtta mingi array väärtused või midagi, et see töötab väga mõnusalt, et soovitan ka. Nii, aga Indrek, kas meie tänaseks salvestuseks sulle jäi veel hingele mõni teema, millest sa arvasid, et sa tuled siia rääkima ja kindlasti tahad meie kuulajatega jagada, aga mille kohta me veel küsida pole osanud? Mart, üks võib-olla soovitus tarkvara arendajatele, kes kasutavad Postgresi, on juhul, kui veel ei ole kasutanud, et õppida kasutama seda explain analyze käsku. Tegemist on siis põhimõtteliselt nagu käsuga, mis ütleb sulle ära, et kuidas andmebaas reaalselt seda päringut teeb. Ja sellele juurde on töövahendid, mis siis seda explain plan'i tulemust oskavad visualiseerida väga ilusti. Kirjutage explain plan visualizer või midagi sellist Google'isse ja saate mitu töövahendit, et see on väga hea abivahend. Üks soovitus sinna juurde veel, kui explain analyze kasutada. Kui seda explain analyze käsku kirjutada, sinna saab veel juurde panna erinevaid parameetrid, et mis infot sa tahad sealt näha. Ja üks soovitus, mis tihti võib-olla igalt poolt headest allikatest vastu vaatab, on see, et lisa sinna see buffers valik juurde. See tähendab seda, et ta siis kirjutab sulle sinna explain analyze tulemusse ka seda, et kui palju loete andmeid näiteks mälust ja kui palju loete gettalt. Et see annab sulle alati siis selle pildi, et okei, siin millegi pärast ma läksin hästi palju kuhugi gettasse, nii-öelda gettalt lugema, et seal sellepärast võib-olla oli päring vale või siis ta annab ka juba selle viite sulle, et okei, ma siin loen, aga ma loen nagu meeletult palju infot mälust välja, et kas siin tegelikult on mingisugune indeks puudu, et miks ma üldse nagu nii palju loen kuskilt tabelist mälust, et äkki aitaks indeksi lisamine. Ja jah, et see on nagu siuke hea tööriist, mis aitab sul aru saada, mida tegelikult andmebaas teeb enda sees. Ja igal mootoril on väikesed nagu nüansid ja variatsioonid selle juures,
et kindlasti tasub õppida neid tööriistu just selle andmebaasi mootori jaoks, mida nagu kasutatakse. Et see annab kindlasti suure väärtuse pikas plaanis, et aru saada, mis seal baasimootori sees tegelikult toimub. Ma arvan sinna juurde veel selles mõttes minu meelest sa selle Digiti konverentsi eel antud intervjuus viitasid ka sellele, et selline nagu läbimõtlemine või nende struktuuride nagu vana hea ikkagi andmete modelleerimine on nagu oluline, et kui sa natukenegi rohkem andmeid andmebaasis hoiad, siis mõtle ikkagi hästi läbi, kuidas neid struktureerida, sellega on päris palju võimalik võita. Ja neid, kuna see on nii loominguline ülesanne, et ma isegi ei lähtuks siin nagu alati sellest, et mis see raamatutarkus ütleb. Et siin pigem hea ongi nagu läheneda niimoodi, et sa saad kõik need erinevad variandid lauale ja siis analüüsid päriselt neid plusse ja miinuseid. Sest et kui sa teed ühe väga ilusa denormaliseeritud nagu andmemudeli, et see ei pruugi nagu anda sulle seda efektiivsust, kui sa tead, et seda andmemudelit kasutatakse mingil kindlal viisil, mis tegelikult ei soodusta seda jõudlust just sellised tugevalt denormaliseeritud mudeli puhul. Et siin peab nagu alati kombineerima mitu aspekti, et mitte ainult siis see ja mitte ainult ka seda, et kuidas seda kasutatakse kasutajate poolt või süsteemi poolt seda mudelit, aga ka seda, kuidas arendajad seda kasutavad ja kuidas see, ma ei tea, et ka mingisugused support insenerid tahavad ühel hetkel nagu võib-olla mingeid andmeid parandada või probleeme debugida ja kui see mudel on ikkagi nagu ülikeeruliseks ehitatud, siis see tähendab, et me peame sinna juba mingeid abivahendeid peale kirjutama, et seda mõistlikum teha oleks, mis tähendab jälle lisakulu. Et see on natuke ka nagu selline tootearenduse protsess, et meie andmemudel või andmed kui nagu toode, et kuidas me seda ehitame, milliseid parameetreid me arvesse võtame seda disainides. Mina viskaks siit mõtte, et just täpselt selle sinu mõtte peale, et refactoring, seda, mida me teeme koodis, vähemalt ma loodan, et enamus inimesed teevad, seda täpselt samamoodi saab ka andmebaasis teha. Migratsioonidega enamus tõenäoliselt kasutavad mingit migreerimistuuli andmebaasi jaoks, et siis tegelikult on, kui natuke järgi mõelda, võimalik kõiksugu tabeleid tükkideks jaotada, tabeleid kokku panna, andmeid rikastada, mida iganes nende hilisemate refaktorimistega või siis andmebaasi migratsioonidega. Jah, ma võib-olla ütleks lõpetuseks seda, et meile kui tarkvara arendajatele meile meeldida erinevad sellised abstraktsioonikihid. Et me üritame nagu peita keerukust alati kuhugi mingisuguse abstraktsioonikihi taha. Et kui me just nagu räägimegi just andmebaasidest, siis ka meie nagu koodi tasemel me üritame peita seda andmebaasi keerukust kuidagi erinevate kihtide alla, olgu siis see mingisugune raamistik, mingisugune ORM raamistik, mis nagu üritab päästa meid SQL-i kirjutamisest või siis samuti ka SQL tegelikult on ka selline nagu abstraktsioonikiht, et meil on nagu andmebaasi ühendus, me saadame selle SQL-i ja siis eeldame, et me saame tagasi alati tulemuse. Aga kui me hakkame seda abstraktsioonikihti nagu kihthaaval nagu vähemaks võtma, siis tegelikult me avastame, et ikkagi on erinevad mingisugused eripärad alati, et see sama SQL, mis mul töötab Postgresi peal, võib-olla mõne teise andmebaasi peal nii hästi ei tööta enam. Et siis tasub olla huvitatud nii-öelda nagu natukene sinna abstraktsioonikihtide taha vaatama, et aru saada tegelikult, mis asjad siin tegelikult päris elus mõjutada võivad, et mis on need piirangud, millega sa igapäevaselt pead töötama. Aitäh, Indrek. Väga kihvt vestlus oli, kui meie kuulajatest keegi tunneb, et tal on kogemust väga erinevate ORM-idega ja tahaks nagu sellest teemast tulla rääkima, et siis selle sõja võtaks ka hea meelega eetrisse, et miks on üks parem kui teine või miks ei peaks ühte või teist üldse kasutama. Või siis ka see, et miks peaks alati kirjutama ise selle SQL lause ja seda ORM-i üldse mitte kasutama. Et see oleks ka väga huvitav selline argumentatsioon või selline vestlus, et saada nagu erinevad maailmapildid eetrisse. Kui keegi tahab Hibernate'i või mingit ORM-i tulla nii-öelda, siis ma võin olla vastas oponendiks, nagu kes vastu väitleb. Et kirjutage meile
priit@algorütm.ee või tulge meie Discordi, sealt leiab ka mind üles. Ja sinna võite saata ka muid teemasoovitusi ja külaliste soovitused, kellega veel võiks episoodis siin rääkida. Aga seniks jääme kuulmiseni järgmisel nädalal. Aitäh Indrek sulle, aitäh Erik tegemast ja aitäh meie kuulajatele.